Tervist! Siin Pärnus, siin Tempel, siin valimiskool ja meil on täna suur rõõm tervitada järjekordset seltskonda, ütleks, või kahte toredat inimest, kes vähemalt esindavad suuremat seltskonda, kes siis Pärnus valimistules on. Valimiskool on juba teinud päris mitu salvestust, need järjepannu on ka ilmunud. Valimiskooli algne mõte oli justkui me entusiastlikult arvasime, et me harime valijat, aga me oleme saanud hoopis teada, et me harime hoopis ka kandideerijaid, sest et neil tekib esimest korda võimalus kuidagi siis anda vastuseid valijale, aga Urmas selgitab kohe, kuidas üks valimiskool siis välja näeb. Valimiskoolis on 2 saatejuhti, Heiko Leisment, mina Urmas, ja meil on valija. Täna on selleks siis jälle Siim Ruul, kellel on ka väga oluline ese nagu trumm ja trummipulk, et kui nüüd Siim ei saa täpselt aru, mida hea erakond või valimisliit räägib, siis ta lööb korra vasta trummi ja esitab täpsustava küsimuse. Just, nii et Siim on mõnes mõttes indikaator, lakmuspaber, kontrollmehhanism, kas ta saab üldse aru, mida siis head poliitikud siin lubavad ja räägivad. Nii et ega me pikemalt ma arvan, et ei asugi teile. Palun öelge, rääkige endast, kes te olete ja kus te tulete? Minu nimi on Margus Peetsalu, et elan Audrus. Et olen plaan B valimisliidus, kandideerin Pärnusse volikokku. Nii, Rain. Tere ka minu poolt, mina olen siis Rain Kuusik. Eelkõige ma esindan siin oma perekonda. Teiseks ma esindan Audru kihelkonna põlisrahvast ja kolmandaks olen siis plaan B Pärnu valimisliidu esinumber. Linnapeakandidaat siis. Linnapeakandidaat, just. Hästi. Meie formaat näeb seda ette, et alustuseks me anname teile 2 minutit võimaluse ennast kiita ja rääkida kõigest toredast, mida te mõtlete, teha tahate, mida te lubate. Me ei sega siia kordagi vahele, teil on täpselt 2 minutit aega. Urmasel on juba taimer valmis ja ühesõnaga enesereklaamiga alusta nüüd. Hea valija, kui sa soovid tõesti, et valimistel toimuks mingisugunegi muutus, siis plaan B on selle jaoks ainuõige valik, sest plaan B-l ei ole suur erakonna tagatuba. See tagatoad on tihtipeale sellised kohad, kus otsustatakse ära suured asjad, kus sõidetakse tegelikult kohalikust inimesest üle, ei järgita kohalike inimeste vajadusi ja seoses sellega siis plaan B-l on ümarlaud, kus võivad alati inimesed kaasa lüüa. Need ei ole kinnised üritused. Olen käinud korduvalt plaan B ümarlaudadel, seal on alati erinevad ajakirjanikud kohal, kes ilmselgelt võtavad igast väiksest sõnasabast kinni ja mis tuuakse siis kohe päevavalgele, aga seda suurtel erakondadel ei ole. Et siin on suur mõtlemiskoht, aga eks valijad 19. oktoobril näitavad oma meelsust. 30 sekundit on veel kasutada, võib-olla tahab kolleeg täiendada seda, et ikka 2 minutit saab täis rääkida, ma lubama. Ja tahtsin seda veel juurde öelda, et me jääme ka peale valimisi alles, et kui teised siin lubavad ja siis on kadunud, et lugege huultelt või midagi sellist, aga siis meie jääme veel alles, et valijad saavad meiega edasi rääkida, saame valijad esindame edasi, peale ka valimisi esindame valijaid, mitte nii, et siis kui see valimised on toimunud, et siis rohkem ei esinda enam, et siis hakkame juba parteid esindama, et meil läheb ka valijad esindamine edasi ka peale valimisi, siis kuupäev kukub. No, 4 sekundit. 4 sekundit, ega olete nüüd, või tahate 4 sekundi jooksul veel ühe
lausepoja poetada. Siia mahub vähemalt vali mind või? Ütleme nii, et ei lähtu lausest vali mind mees. Selge. Suurepärane 2 minutit täpselt täis. Kuna te olete uus nähtus, selles mõttes kohalikel omavalitsustel varem teid ju nähtud ei ole, ja siis teil on väga kõnekas nimi. Minul esimene küsimus, mis ma täitsa inimlikult tahaks teada, on see, et mis see plaan A on? Ja me teame, see plaan B on, teie olete plaan B, aga mis see plaan A siis on? Plaan A on meil siin Eesti Vabariigis olnud juba 30+ aastat. Ja see, kuhu see plaan A on meid tänaseks päevaks tüürinud, ei ole just kõige meeldivam. Oota, kui ütleme, et see, kuhu ei ole tüürinud, ei ole meeldiv, kuhu ta siis tüürinud on? Räägime ikkagi asjadest nii, nagu asjad on. Ütleme nii, et nii nagu meil on siin võimul olevad erakonnad lubanud, et maksud ei tõuse, siis me näeme igapäevaselt ainult maksude tõstmist. No iga päev ikka ei tõuse. No ütleme selles suhtes, kui me vaatame nüüd järgmist aastat, mis toimuma hakkab, siis ma võin natukene numbrites eksida, aga neid maksutõuse on meil ees tulemas umbes 25. Ja tulumaks just kadus ära, nii et see on üks probleem maas. 24 maksutõusu. No see on ikkagi tegelikult absurdne ja kogu see retoorika, kuhu meil on ikkagi seda raha vaja kasutada, siis tegelikult see Kristina Kallas ütles, et tegelikult meil on ju raha sitaks. Eks ole. Väga tore. Aga lihtsalt ongi prioriteedid, kuhu me seda raha kasutame. Okei, teie olete siis ühesõnaga üks selline üksus, kes siis tuleb kohalikele valimistele ikkagi üleriigilise poliitilise agendaga, ma saan aru, sellest jutust. Et mitte nagu niivõrd Pärnu teema, aga kuivõrd see, et kogu Eesti on ikkagi kraavi keeratud. Kraavi on keeratud küll kogu Eesti, aga me lähtume ikkagi praegusel momendil põhiliselt kohalikust kogukonnast, kohalikest inimestest ja kõigest sellest, mida siin üritatakse läbi viia. Viimase mõni päev tagasi oli alles volikogu istung ja seda kuulates oli nagu valus kuulata, et mis plaanid jälle Pärnule nagu edasi terendavad. Valija juba, ühesõnaga, te mõjusite talle balsameerivalt, ta juba tahab midagi öelda. Mina hea meelega suure huviga kuulasin, mis see plaan B siis on ja enne siia tulemist ma korraks vaatasin veebilehte ka, et mõtlesin, et natuke nagu harin ennast enne, et siis ma saan teie käest teile küsida, kui on täpsustusi. Ja kui te oma liftikõnet ka tegite, mina ei saanud aru, et ma kuulsin, et mida teil ei ole, tagatuba ei ole. Väga hea, see mulle ka meeldib, aga kus on Pärnu programm? Et kus on Pärnu täpne plaan B? Ma nägin üleriigilist programmi, nägin Tartu 10 punkti ja Tallinna programmi, aga kus on Pärnu oma? Tegelikult programmi kui sellist ei ole mõtet üldse teha. See on tohutu aja raiskamine, tohutu energia kulutamine. Me teeme mingisuguse programmi valmis, me näeme nädalate kaupa võib-olla vaeva, seda kõike koostada ja siis tuleb valija ja ütleb, et aga me ei vali teid. Siis on see tühi töö ja vaimu närimine. Täpselt samamoodi on ilus dokument on valmis tehtud Pärnu linnavalitsuses, kus on Pärnu arengukava aasta 2035+, kus kiidetakse ja ülistatakse rohealasi, kõike sellist. Ja kui me nüüd tänasel päeval siis hakkame vaatama, mida nagu Pärnu linnavalitsus ja Pärnu volikogu edasi plaanib, siis kõigile rohealadele me plaanime mingisugust tööstust. Ei tundu nagu loogiline. Et inimesed on vaeva näinud, koostanud tohutu dokumendi, 100 lehekülge kokku pannud ja tehakse täpselt midagi vastupidist. Aga et kui te ütlete, et mina valijana, et te teete palju tööd ära ja siis mina lõpuks ei vali, et siis on nagu töö läinud raisku. Aga kui mina valijana, ma ei tea, mida ma valin, et näiteks plaan B Tallinna jupis ma tean, mida ma valin ja Tartus on 10 punkti, et ometi 10 punkti või asja, mille sees te seisate, see ei tohiks olla raske, et siis ma ju ei valigi, kui ma ei tea, kas mida valida. Kas teie töö on siis tellija materjalist, ma võib-olla küsin nagu täpsemalt, Täpselt nii, et kui me saame mingisugused kohad,
tuleb hakata valijatega tihedalt koostööd tegema. Mida peaks Pärnus muutma, kuidas peaks muutma, et loomulikult meil on, ütleme, ma olen neid plaan B neid lubadusi nagu lugenud, mis on Tartus, mis on Pärnus ja ma arvan, et me tõmbame mingisuguse sellise väikese paralleeli sinna paljudele asjadele ja ilmselgelt me toome ka mingisugused 10 punkti välja. Aga jah. No muidugi ei ole mõtet energiat kulutada, kui võib-olla ei lähegi vaja. Kes on see sihtrühm, kellele plaan B mõeldud on? Kellele teie nagu toode, teie programm, teie mõtteviis, kellele te olete mõeldud? Kuidas te ise näete seda? Kes te valija on? Inimene, kes on erakondadest väsinud. Sest paljud inimesed ongi lubatakse, aga tegelikkuses need valimislubadused ei jõua inimesteni. Ja ütleme, nii linna kui riigi kui sellise juhtimises tuleb teha kardinaalseid muutusi. Milliseid siis? Ütleme otse välja, et tegelikult selline erakondade aeg on läbi saanud. Et tuleb üldse ära kaotada. Sest mis on erakond? Seal on mingisugune ladvik. Kui ma tahan kedagi konkreetselt valida, siis ma seda valida ei saa. Tegelikkuses on nii, et... Väga vaadata, ma ei saa aru, kohalikus omavalitsuses ei saa erakondi ära kaotada. See on ju riigi tasandi otsus, seadusega tuleb teha, et isegi kui kõik teie kandidaadid saavad Pärnu volikokku, siis erakondi me ikka ära ei kaota. Tegelikult need tuleks ära kaotada, sest kokkuvõttes hea riigi juhtimine peaks käima alt ülesse. Hakkame pihta külavanemad, kogukonnad ja sealt peaks tulema need inimesed, kes siis kokkuvõttes moodustavad omakorda sellise juhtorgani. Aga ma ikkagi nagu, et... Ma tahtsin just ühte asja veel rääkida, see sama teema kohta, et vaata, kui huvitav asi on nagu erakondade puhul, et kus on pikk nimekiri, aga see, kes nagu oleks nagu potentsiaalselt väga ja poliitik, tema jääb see nimekirja taha otsa, ta ei saagi siin ette üldse, ta ei saagi volikokku, et esindada enda valijat, ta kogub ainult hääli selle esimesele, aga esimene on juba tagatubade otsust, temal öeldakse tagatoast, et vaat hääletad nii, teed nii, ja tema ei saagi valijat esindada. Ja see kõlab mulle kõik väga sümpaatselt, see on minust nagu väga vinge mõte ja selleks, et võimustada kohalikke inimesi väga vinge, aga isegi kui te sinna volikokku saate, siis ju seda te ikkagi ära teha ei saa. Et kuidas see nagu muutuma hakkab, kui te sinna volikokku olete nüüd saanud? Selles suhtes kuskilt peavad esimesed sammud tulema ja selleks, et inimesed mõistaksid, et tegelikult kogukond kui selline peaks hakkama alt üles töötama, mitte nii, et meid juhitakse ülevalt alla. Nii, mina tulen nüüd järgmise küsimusega, et see puudutab nüüd natuke seda, et Pärnus ei ole seda 10 punkti, aga kui nüüd juhtub, et teid valitakse volikokku, siis millised on 3 asja, millest Pärnus hetkel on nagu puudus. Et kui te nüüd istute läbirääkimislaudade taha võimaliku partneriga, et millised on näiteks need 3 probleemi, mida teie tooksite lauale, mis on vaja Pärnus muuta? 3 asja, et ärme proovime kontsentreerida, et probleeme kindlasti rohkem, aga nii, proovime see esimese ära sõnastada. No, üks asi on see parkimiskorraldus, mis siin Pärnus tehti. Nii, mida siis teie teete? Kõik on siin meil käinud siin saates ja rääkinud, et nemad teevad uue parkimiskorra. Kuidas teie seda siis teete? No ma räägin, mida ma näen praegu. Ja. Ma näen seda, et kui tuleb turist Pärnus, seda vaatab, et siin on nii kallis parkida, et see lisakulu talle, et see peletab suvel turismi vähemaks. Ja turistidele soodustus ühesõnaga parkimisel? No praegu on ju niimoodi, et ta tahab randa tulla siia Pärnus, ta ei lähegi Pärnus, ta sõidab kuskil mujal, et see ajab selle, et raha ei liigu siia, raha läheb ära, ta peletatakse.
kohalike äridele mõjub see nagu laastavalt, et see niigi on sektor langeb praegu. Nii, ja kuidas te selle parkimise ikkagi lahendaksite, mõni positiivne idee siis, mis, kui me teaksime, oleks kindlam tunne teid valida, et me teame, et selle parkimise asja vähemalt teie teete korda. Pärnus peaks olema parkimine tasuta. Nii, kõigile tasuta? Kõigile tasuta. Väga hea. Teine probleem? Teine probleem on kindlasti, ma ei ole küll jõudnud lugeda erinevate poliitiliste jõudude selliseid mingisuguseid lubadusi, aga kindlasti on sotsiaalvaldkond, mis on Pärnus natuke rohkem kui lapse kingades. Natuke ava seda tausta, et mis sa mõtled, et milles see väljendub? Milles see väljendub? See väljendub näiteks Pärnus olevate sotsiaaltöötajatega, pedagoogidega, kes aitavad nüüd puuetega lapsi. Kõik see rahastussüsteem, see on äärmiselt keerukas ja ütleme, mis kindlasti veel välja tuua, et inimene peab sisuliselt iga aastaselt tõestama oma puuet. See on tegelikult absurd. Kui laps on sündinud näiteks kaasa või mingisuguse haigusega või tal on tekkinud mingisugune haigus, kus ta ongi raske puudega ja kui ta peab seda iga aasta käima kuskil komisjoni eest tõestamas, et mu laps on jätkuvalt puudega, ta ei ole vahepeal terveks saanud, kus sotsiaalvaldkonna töötajaid on nii vähe, et lapsed seisavad või lapse vanemad ootavad kuude kaupa järjekorras, et saaks lapsele 1 või 2 logopeedi aega. See on absurdne tegelikult. Ja see on kõik linnavalitsuse teema tegelikult. Mul on kusjuures, minu vanem poiss on liikumispuudega, oleme siin 8 aastat majandanud, õnneks tema väike liikumismure on pisike, et selles mõttes väga hullu pole, aga puue on. Aga et see on ju Sotsiaalkindlustusameti rida ja see on ju jällegi riiklik küsimus, et Pärnu linnavalitsus on mind väga palju aidanud, sotsiaaltöötajad aitavad kirjutada neid avaldusi, et nende taha ei ole kunagi midagi jäänud, et jääb riigi taha, aga et mis me siin siis linnas sellega muuta saame või kuidas me seda siis muuta saame? Palgata näiteks juurde pedagooge, kui tegelikult Pärnu haiglal ongi minu andmete kohaselt ainult 1 logopeed ja neid abivajajaid lapsi, neid on sadu, siis ma tean oma lapse koha pealt, kes vajaks iganädalaselt logopeedi, aga viimane lause logopeedilt oligi, et teised lapsed tahavad ka. Ja nii lihtne see ongi. Nii, nüüd me suundume lihtsalt liiga nagu spetsiifiliste kitsast, mis see 3. suur nagu teema oleks, mis Pärnu puhul siis vajaks teie poolt? Kindlasti see Pärnu nüüd ma ei teagi, kuidas selle ametniku nimetus on, kes siis joonistab, ütleme, neid Pärnu arhitekt või linnakujundaja või see võiks kaineks saada. Teil on tunne, et ta on tööajal alkoholi joobas. Olete mõõtnud, kas alkomeeter oli taadeldud? Ei saa nagu selles suhtes kindlalt väita, aga ma ei näe ühtegi sirget joont. Ühtegi sirget joont. Kus kohas või millest jutt käib siis täpselt? Võtame selge kuubik. Ei, selles suhtes ma mõtlen linnatänavaid. Aga linnatänavad ei ole sirged? Jah, et ütleme see liikumine, ma ei tea, kas see inimene on reaalselt elus ka midagi, ütleme, kätega teinud. Kas ta on kunagi suhelnud mõne bussijuhiga või mõne veoautojuhiga, kes peab linnatänavatel selliseid meeletud poognaid võtma. Aga kus kohas neid poognaid siis meeletult tuleb võtta? Lihtsalt täpsustame. Uue silla ümbrus. See on, miks ei võiks olla üks sirge joon?
uue silla, kus kohas seal täpselt? Ürita visualiseerida. Silla pealt maha sõit nii ühele poole kui teisele poole. Võiks olla vähekese nagu sirgem. Lume lükkamine talvel, see saab olema ikka, mina nende autojuhtide nahas küll olla ei taha, kes peavad hakkama talvel kuskil ringtee peale paigaldatud mingisuguste kivide vahelt lund ära lükkama. Ringteed on ka, need ju seal silla juures ei ole, need on hoopis siin uue silla juures. See Uusimaa sild. Meil on jah, kaks uut silda. Ja ma olin seal vara uue silla juures ja mõtlesin, et seal ju ei ole. Ei, meil on vist see, et minu meelest ei ole vist sellele sillale nime pantud, et räägime siis nagu Rääma sild. Panid nime. Okei, Rääma silla juures. Ühesõnaga, arhitekt tuleb lahti lasta, tuleb või siis saata võõrutusele. Kas nüüd võõrutusele või nagu, tegelikult on selline vahend ka olemas. Ringteid ei teeks enam. Selline vahend on olemas nagu joonlaud. Et ringteid ei teeks enam, ühesõnaga on see mõte. Te lubate, et ringteid enam juurde ei tule? Mitte nüüd seda, ringteed on teatud mõttes väga hea läbilaskusega, paremad kui valgusfoorid tükati. Aga kas sinna peaks need vahele need mingisugused kivid panema? Hästi. Ühesõnaga, jõudsime selle teema. Nüüd on selline koht, on ju. Kohe. Nüüd alustame sellest, et sina saad kohe öelda seda, et mis on üks asi, mis on, kuna me küsime seda, mis on kaks asja, mis Pärnu linnas on praegu tehtud hästi. Et nii, alati on mündil kaks poolt, on ju, ma saan aru, et emotsionaalselt on nüüd raske, tahaks pidada vihakõnet, öelda, et kõik on halvasti, valige mind, läheb paremaks, aga mis on Pärnus nagu aegade jooksul tehtud hästi? Kindlasti midagi on. Mõni valgusfoor võib-olla on saanud õigesse kohta või ülekäigurada. Meri õige koha peal. Ja üks just. Ma mõtlesin tegelikult selle küsimuse üle pikalt ja ütleme, seal oli küsimuses oli ka sisuliselt, et mida sa Pärnus ei muudaks. Siis ma ei muudaks Pärnus tema geograafilist asukohta. Kuulge, need on ju asjad, mida ei olekski võimalik muuta. Seda ei saagi muuta. Aga nagu räägime nendest asjadest, mis on tehtud, mida on nagu võim siia loonud. Pärnu rohelus. Rohelus, nemad ei ole seda ka loond, ega siis? Ei, aga see rohelusega on kogu aeg nii, et vanad puud maha uued üles, et ta on kogu aeg roheline linn olnud, et ta jääbki roheliseks. Et seda rohelust, et ta on parkide linn, ta on roheline linn, ta on puhkelinn, ta on kuurortlinn. Et see peab püsima jääma, et ta kuurort linnana. See kõlab nagu südamega Pärnus. Jah, et ütleme selles mõttes, et esimene asi, mis on nagu hästi läinud, on see, et me oleme jätkuvalt roheline linn, aga mis on teine selline oluline asi, mida ütleme 30 aastat on järjest asi kreeni läinud, aga see teine asi, mis on nagu ütleme Pärnus hästi ja mida on nüüd inimene teinud, mitte et loodus lihtsalt on hea. Ei olegi midagi hästi. Alati saab paremini, aga selles suhtes mina jään vastuse võlgu, jah. Andke antes. Kohe nii halvasti on. Aga võib-olla siis kolleeg ikkagi proovib, võtab kastanit tulest välja, teeb teise hea asja ka siis ikkagi avalikuks. Üks asi, mis nimetatakse heaks asjaks, on see, et suurem tööstus on linnast nagu välja liikunud, mis kunagi nagu palju seda häiris suurtööstuslinnades. Et kui oli, ütleme, lihakombinaat vaises keset linna või oli kohalikel ta meeldib, kui tööstust ei ole, aga samas oli hea tööl käia lähedal. Aga samas nagu rahvale jälle meeldib jälle, kui tööstus on nagu linna äärde kolinud rohkem. Suur tööstus. Ma ütleks nii, et see lihakombinaat mitte ei kolinud linna äärde, vaid lihtsalt kadus üldse ära. Ja et see tööstus mitte ei kolinud kuskile ära, vaid see kadus ära. Ja ma arvan, et see nüüd, kas sellega on nüüd hästi, see nüüd ka omati küsimus, jah? Et ütleme nii, et paljudele kohalikele, kes lähedal elasid, ütlesid, et mul kinnisvara läheb kallimaks, kuna mul läks nagu vaade ja see läks nagu paremaks. Ei ole tööstuse kõrval enam. Aga samas jälle teistpidi jälle tööl käia mõnedel. Jõeääres pole enam minust ühtegi tootat üksust alles, mis... Ei ole, kõik on kadunud. See, mis piimakombinaadid olid ja lihakombinaadid. Visu, mis valmistas poolele maailmale suuski näiteks. Jaa, visu tegija kunagi. Jätkuvalt vist tegelevad ju plaadivabrikutega. No plaadivabrik veel töötab, aga ütleme suuremad tööstused, mis on ikkagi tulnud, on siis nagu linna äärde kolinud, linna äärde tehtud. Eks ole, või siis päris linnast välja. Et elumajad olid enne vaheldumisi tööstushoonetega. Et nüüd tekib nagu elamupiirkond ja tööstuspiirkond. Et piirkonnad nagu vahetanud. Aga ma võib-olla valijana ma küsingi seda, et minu meelest on see ka väga tore, ma olen väga selle poolt, et rohelus
mis meil siin on, see on vajalik hoida ja ka praegu hoitud, aga ennist täitsa algusest ütlesite, et nüüd rohelust pidevalt asendatakse ja et hakatakse sinna rohelusele mingit tööstust peale ehitama, et ma just tahtsingi täpsustada, et mida te mõtlesite selle all ja et kas siis hakkab siis see rohelus meil ära kaduma või kuidas sellega on? No kuna Pärnu linn kui selline on ikkagi äärmiselt suur, et vaata, et üks suurimaid Eestis. See on maailmas kõik suurimaid linnu. Ta on sama suur kui New York ju. Siis ja vaatame, kuidas seda rohealadele planeeritavaid tööstusi, siis tegelikult on seal ikka väga üle jala mindud. Millisest tööstusest on jutt ja millisele rohealale? Kus kohas siis liiga tehakse? Kus, nagu räägime sellega, muidu on siin mitu korda läbi käinud, siis me niimoodi... Teeme selle selgeks. Kus, mis... Tegelikult ma võtsin selle dokumendiga kaasa, millega on natukene liiale mindud ja siis see on nüüd siis ilustatult öeldud kaitsetööstuspark tegelikult. See on nüüd seal Sauga mõisa juures? Ei, see ei ole Sauga mõisa juures, see on Pärakülas. Okei, seal kaugemale. Ja muidugi see Sauga mõisa teema on veel omakorda, mis on suures pildis ka tegelikult seotud nüüd selle kaitsetööstuspargiga ja kui me nüüd natukene neid asju ühildame, siis Päraküla inimestel on öeldud, et sinna tuleb maailma parim õhukaitse ja mis on maailma parim õhukaitse, on hävitajad. Ja kui need Pärnusse peaksid ikkagi nüüd uuesti tagasi tulema, siis palju õnne Pärnu inimestele. Kui hakatakse harjutuslende tegema, mina mäletan seda, mina elasin kunagi, et see oli ikka päris hirmus, kui nad oma mootorid soendasid ja õhku tõusid ja kõige suurem oli see paukist, kui see kiirus nagu läks. Nii, ja ma tean, et linnavolikogus räägite sellest, et seda ei ole vaja muretseda, et Pärnu lennuväli on nii väike, et hävitajad ei saa seal õhku tõusta. Nii. Olgem ausad, hävitaja tõuseb õhku paarisaja meetrise laeva pealt. No seal on mingid vahendid, millega on see võimalik. Noh, aga ütleme, kui tavaline lennuk tõuseb Pärnu lennuväljalt õhku, siis hävitaja tõuseb ammugi. Ühesõnaga, te kardate seda, et siia tuleb ühesõnaga hävitajad, kes hakkavad siis kohalikku elanikkonda nagu traumeerima, on see mõte? Kui kuulata Riigikaitse Investeeringute Keskuse inimeste juttu, siis loogiliselt võttes samm-sammult sinnapoole liigutakse. Ja miks see probleem on? Olukorras, kus ma ei tea, mingi osa Eesti elanikkonnast on väga ametis sellega, et kardavad ida poolt tulevat ohtu, ma ei tea, meil oli just siin mingi õhupiiri rikkumine, et kas see mitte ei tekita turvatunnet hoopis või? Et meil nagu, ongi, nagu me oleme siuke oaas siin kaitsva õhuväe baasi all. See peaks hakkama nagu riigi kõrgematest instantsidest pihta. Aga te kandideerite kohalikul omavalitsuste valimistel? Ei, no jah, ma räägin, et antud momendil see peaks hakkama, see kaitse teema peaks hakkama kõrgematest riigi instantsidest. Mina räägin kohalikul teemal, kus siis ilmselgelt on see absurdne, mida siia Pärnusse kuhugi peab selle kaitsevargi panema, kuhu peab tuuma selle jaama panema, mingid asjad on kuhugi peab nad ära panema, muidu me ju nagu, mis siis saab? Jah. Mis see plaan B on siin? Ma küsiksin niimoodi, et kas te olete lugenud selle kaitsetööstuspargi keskkonnamõjude uuringut? Ei ole. Täpselt nii. Ja kui ma küsiksin seda... Ma ütlen ausalt, ma olen põgusalt lugenud, aga siin ongi see, et ta nõuab profi seda. Ma võin rääkida muusikast, ma ei ole ütleme selles mõttes, et... Aga valgusta meid, pimedaid. Aga ma küsin ka valija käest. Kas sa oled lugenud? Tead, ma ei ole lugenud, aga ma ilmtingimata ei peagi seda ise lugema. Et minu jaoks lihtsalt on natukene arusaamatu selles arutelus, et kui ma nüüd teid valin,
kas siis teie ütlete ja oletame, et te saate volikokku, et siis teie hakkate vastu töötama Pärnu linnas sellele, et Pärnu linna üks kaitsetööstuspark rajatakse? Et noh, et see on see konkreetne asi, mida mina teilt ootaks, et ja see on okei, et noh, et kõigile igalühel oma, aga ma tahakski teada, et kas siis, kui ma teid valin, siis teie meelest seda parki tulema ei peaks? Ma tahtsin seda siia vahele öelda, et seal on üks huvitav nüanss juures, et seal on see nimelt, et kuna ta on riiki eriplaneering, siis seal on keskkonnanõuded tehtud palju leebemaks kui näiteks mingile vabrikule või tehasele. Et kui seal peab pingutama veepuhastusseadmetega kõvasti, siis seal on see nõuded palju leebemad. Seal sõidetakse hästi palju asjadest üle lihtsalt. Seal tulevad paljud ametkonnad tulevad, kes ei julge oma nimega välja tulla, kuna nad on tööl riigiametis. Ei julge seal nagu väga vastu hakata, sest nad kardavad koha pärast. Minu meelest see on väga adekvaatne hirm ja minu meelest see on tegelikult õige asi, mida ju Pärnu linnavolinikud ja Pärnu linnavõim peabki küsima. Et ega meie rahvas ei kannata, eks, aga et... Siin praegu me kardame seda, et tulebki just see hetk, et pärast hiljem on kahjud. Aga no, minu küsimus valina on ikkagi, et kas siis teid valides teie võitleksite selle eest, et seda parki ei tuleks? Ma ütleks niimoodi, et ilmselgelt sellele pargile oleks kordades sobivamaid kohti, kui nüüd see koht, mis praegusel momendil see Pärnu 1 ala on välja valitud. Seal on põhjuseid mitmeid. Kõigepealt ütlen puusalt, seal on 2 suurt hästi madala veega järve. Seal on Paadremaa jõgi saab, siis ütleme Tõhele järvest alguse, kus on lõheliste pluss harjuse elupaik. Harjus on selline kala, mida ei või isegi veest välja võtta. Ta on looduskaitsel. Lisaks on siis ainukene suubla, mis seal on Männiku jõgi, kuhu plaanitakse siis juhtida heitvett, mis on omakorda lõheliste jõgi. Ja kuna kogu seda ala ümbritsevad looduskaitsealad, erinevad hoiualad, siis sealt plaanitakse hakata välja pumpama vett koguses 500 kanti. Nüüd me liidume lihtsalt nii detailsesse tasemesse, härrad, et see on, nagu, see on väga oluline kõik, ja ma usun, et selle võiks eraldi saate pühendada. Aga 2 saadet või vabalt. Aga meil on küsimus järgmine, et mis on noortel täna Pärnus puudus? Et me oleme siin rääkinud enda jaokohaseid teemasid, aga räägime siis ikkagi nagu nendest, kes peaksid pärast teid tulema. Keskkooli kohad, et peale, kui kool lõpeb, et ka saaks edasi keskkooli minna, et nüüd on niimoodi, et osadel jätkugi koht enam, et kuhu edasi õppima minna. Nii, kuidas lahendate siis seda? No nüüd suunati, osad pandi ju kinni, osad keskkoolid suunati ju mammutkoolidesse ja ikka jääb kohti väheks. Tegelikult on ju see, et probleem oli selles, et lapsed ei saanud sinna keskkooli, kuhu nad tahtsid minna, sellepärast, et tegelikult on ju keskkooli, kui me ütleme see, et meil on maailma suurim linn Pärnu, siis on tegelikult meil ju keskkoolid olemas, kus on kohad olemas, lihtsalt ainuke vaev on see, et tuleb sõita sinna pool tundi, aga kõik tahavad ju olla kesklinnas. Et tegelikult meil need kohad on olemas. Minu andmetel neid kohti ikkagi ei ole. Näiteks Tõstamaa keskkool. Aga Audru keskkooli enam ei ole? Audru keskkooli ei ole, aga Tõstamaa on olemas. Aga kui palju on Audru viimaste aastatega arenenud, kui palju on sinna maju juurde tulnud? Kui palju on... Olete muidu kuulnud sellest õpetajate puudusest? Et võiks iga puudaga ehitada kooli, aga kahjuks õpetajaid ei ole. No vaata, siin läheb juba natukene see asi jälle sinna riigivaldkond ära. Õpetajatele maksab ja palka kohalik omavalitsus minu teada. No võt, siis võiks kohalik omavalitsus natukene neid õpetajaid panustada ja selle peale nagu mõelda. Täpselt sama teema ju... Ja mis teeksite siis, ütlete, kas ma saan aru, et te õikate siin valimislubadus välja, meil on siin ka valija on pedagoog muide, et õikate välja, et ühesõnaga, et uus palgamudel Pärnu linna õpetajatele? Nagu Ida-Virumaal, et seal on samamoodi, et õpetajad saavad ju, et sa lähed Ida-Virumaale, saavad ju oluliselt rohkem palka. Nii.
tahtsin seda vahele veel öelda, et ka audurõpetajad käivad ka Pärnu linnas tunde andmas Pärnu koolides, et on ka niimoodi, et ühes koolis ja teises koolis ja no muidugi, sest et ja suvevaheajal mõni õpetaja töötab hotellis retseptsioonis, sellepärast, et tal ei ole ju, suvel ei ole tööd. Suvel, no aga selles suhtes õpetaja võiks siis ju nii piisavalt palka saada, et ta ei peaks suvel tööl käima. Aga miks see nii on, et ei ole siis riigi, vaid kohaliku omavalitsuse eelarves piisavalt raha? Jõudsime punkti, kus jutt läks raha peale. See on väga hea jutt. Raha on nagu G-punkt. Jaa, kõik küsivad, et aga kust te selle raha võtate? Nagu meil on riigiaparatuuri poolt öeldud, tegelikult raha on sitaks. No seda ütles üks minister ja ma saan aru, et ka vist tagantjärgi sai aru, et ei läinud hästi. Et lihtsalt ilguta, aga nagu kus see raha siis on? Ilmselgelt ongi tegemist puhta prioriteetidega. Et kuhu sa tahad... Nii, Pärnu linna prioriteedid on valed kus kohas? Rahalises mõttes? Rahalises mõttes... Küsin otse, kas sa oled kõndinud Pärnu linnas? Ma küsin, kas sa oled kõndinud Pärnu linnas Vanapargi tänaval? Jaa. Oled? Jah. Nii. Palun selgita mulle, miks on vaja sõidutee keskele, asfaldi sisse, matta, kõnnitee äärekivisi? Sa küsid selliseid küsimusi, et ma ei ole selle projektiga tutvunud, eks ole, aga seal võib olla kindlasti väga hea põhjus. Jaa, ta peaks siis eraldama jalgrataste ja jalakäijate ala. See kõnnitee äärekivi paistab sealt ainult see pealmine 5 sentimeetrit. Miks sellise koha peale pannakse kõnnitee äärekivi? Meie küsimusele vastame. See on selles mõttes, et see on hea huvitav küsimus, aga ma arvan, et sinna see raha pole maetud, et kas seda raha... Usu mind, selle ühe äärekivi panemine maksab 10 korda rohkem. Valija on see... Poisid, tuleme tagasi noorte juurde, et me jõudsime nagu äärekividesse, tuleme korra nende noorte juurde tagasi, et isegi need koolikohtadeks, aga kas noortel on veel midagi vaja, et okei, koolikohad on kindlasti oluline, ja sinna kindlasti on vaja palju raha, eks ole, kui me tahaksime koolikohta luua, aga see on kindlasti, mida kohalik omavalitsus saab teha. Valime ümber, ei pane äärekive, teeme uue kooli. Aga kas noortel on veel midagi vaja, et ma küll tahaks teada, mis ma saan oma õpilastele öelda teie kohta? Jaa, kindlasti. Noortel on vaja rohkem oma vanemaid. Et tänasel päeval on paljud inimesed, kes teevad pikki päevi, ületunde, rohkem töökohti, käivad mitme koha peal tööl. Selles suhtes inimesed on viidud üliraskesse seisu juba tegelikult majanduslikult. Kuidas seal volikogus nüüd seda klatite, seda probleemi, siis seda vanemate probleemi? Seal see asi ongi, et linnal on tegelikult raha sitaks. Aga prioriteedid tuleb paika panna. Kuhu seda raha suunata? Te olete juba õppinud kommunikatsiooni nii hästi selgeks. Te olete valimiskooli vaatanud. Et ühesõnaga, minu küsimus oli ikkagi selles, et kuidas te volikogus oma tööga saate siis tagada seda, et vanematel on rohkem aega oma lastega olla. Ma ei saa sellest aru. Et see... et mis te siis teete seal? Volikogu ei saa ju, ütleme selles mõttes, et kui ta ei saa ju öelda, et kulge... Te ei reguleeri, ma ei tea, Pärnu linna ettevõtted tööaega. Kahe töökoha asemel Käraka müüki saate reguleerida, et isad ei jooks nii kaua baarides. Kui inimestel ei ole vaja parkimisest maksta, inimestel jääb raha rohkem kätte. Lihtne. Eks ole? Ma ei tea, kui me lahendame... See ei ole mitte nii, et elanikul on ju parkimine oma koduhoovis ju tasuta endiselt, nii et me nagu ja lähed kaubanduskeskusesse, paned sinna... Aga kui sa tuled nüüd... Liin ütles, et rattaga saab tööl käia, miks te rattaga ei käi siis? Mul on nii, kui ma tulen hommikul linna, võtan oma puudega lapse kukile ja tulen rattaga linna 14 kilomeetrit. Aga ei, mina... Aga öeldakse, et on ühistransport. Miks, ühistransport, esimene bussipeatus minu kodust jääb umbes 1,5 kilomeetri kaugusele. Nii.
see tähendab seda, et ma sõidan ühistranspordiga, sõidan punktist A punkti B, sealt ma pean järgmise koha peale liikumiseks istuma järgmise bussi peale ja järgmine buss peatub umbes Jansenis Jaani tänaval ja sealt laps kooli viia on veel umbes kilomeeter 1,5 mõistlik ühistransport. Ma tahan selle parkimise kohta, et see, mulle tundub, et kõikidel erakondadel see parkimine on nii ambus. Aga samas on jälle see, et kui te ütlete, et parkimine peaks olema kõigi jaoks tasuta, hetkel juba kesklinn on autodest nii umbes, et kui te ütlete, et võtame nüüd tasu sealt üldse ära, ma ei kujuta, mis siis seal lahti läheb. Sellepärast, et konkreetne näide, reedel pidin saama inimesega kokku kesklinnas ja lõpuks oli see, et ma viisin auto ära ja tulin bussiga linna, sellepärast, et mul ei olnud kohta. Ja kui me nüüd räägime sellest, et parkimine on sitt otsus, anname kõigile tasuta, see teeb asja veel hullemaks. Jaa, võtame nüüd selle sama Vanapargi tänava jälle. See oli nagu mõned aastad tagasi alles renoveeritud, täiesti uus tänav oli. Uued ilusad äärekivid, uus asfalt, kõik oli väga kena. Kevadel, suve hakul, see oli vist umbes seal juuni alguses, tõmmati see tänav üles, kõik äärekivid vahetati välja, võeti ära umbes 10 parkimiskohta, tehti tänav kitsamaks, tehti mingisugused mõttetud sahtlid, lahtrid ja pandi uuesti siis asfalt maha, et kus see point on, kui me räägime parkimiskohtadest. Kas ma saan teie mõttest õigesti aru, et edaspidi teie ei rekonstrueeri tänavaid nii, et taaskasutada neid materjale, kui tegelikult samu äärekivisi, mis siis seal on juba olnud ja kui on nagu, saan aru, ma õigesti aru, et nii-öelda taristu uuendamise plaan saab olema teistsugune. No antud juhul oli tõesti, äärekivid olid seal täiesti uued, asfalt oli täiesti värske, aga see kõik lihtsalt võeti uuesti üles, tehti mingisugused mõttetud parkimistaskud, tänav tehti kitsamaks, parkimiskohti võeti vähemaks, samas kui me näeme, et tänavaid tehakse kitsamaks nagu liiklusohutuslikel põhjustel tavaliselt on ju? Võtame nüüd, me jätkuvalt elame sellises kohas, kus on talv, kus sajab lund ja kui meil ei ole seda lund kuskile lükata, siis see võtab omakorda neid parkimiskohti veel vähemaks. Ma siinkohal vabandan, ma arvan, et meil tuleb kolmas, neljas saade oleks parkimine ja teede ehitus. Aga paneel diskussiooni korraldada. Absoluutselt, aga ütleme selles mõttes, et me nüüd noorte puhul saime teada seda, et on koolikohad. Teiseks oli meil koolikohad. Ja kolmandaks koolikohad. Nii, aga meil on pedagoogid said raha juurde, et see on, ma saan aru, et aga sellest, kus raha on, seda me ei saanud teada, kus see tuleb, aga seda on. Aga ma annaks hea meelega valijale sõna ja sellepärast, et meil on mõned küsimused veel, et me tahaks ikkagi puudutada mõnesi teemasi veel. Jaa, mulle see pedagoogid raha juurde mulle väga sobis selles mõttes, et pedagoogina see ei ole üldse paha ja ka koolikohtade küsimus minu meelest on väga põnev ja tuleks selgeks vaielda ühtpidi sellepärast, et kas neid täna on puudu või kas kõigil inimestel peab olema üldkeskhariduse ja keskkooli koht. Võib-olla kutseharidus on see, kuhu poole liikuda, et meie riik oleks rohkem oskaja. Aga mis minu jaoks ikkagi vastust ei saanud ja ma ikkagi tahaks seda vastust, et mina nagu hästi ei usu, et selle Pärnu linna eelarves on seda raha nii palju, nagu Kristina Kallas ütleb, et igale poole võiks jagada, et Pärnu linna eelarves mulle tundub, et meil ei ole seda priisata ja mul natuke on tunnega, et ega need Vanapargi tänava nagu kivid ka seda nagu raha peamiselt ära ei võta, et kui me tahame neid koolikohti teha ja tahame õpetajatele juurde maksta raha, ma arvan, hea mõte õpetajate puuduse küsimuses ja Tallinna linn ju seda teeb näiteks, siis me peame ju kuskilt raha juurde saama.
ja noh, alguses ma kuulsin, et maksud teie tasuta parkimine tuleb kõigile. Vot tasuta parkimine, et sealt juba läheb raha kaduma, et alguses te ütlesite, et maksutõusud on halb asi, aga kuskilt me teeme siis nagu Jurmalas, et tasuta parkimine kõigile, aga linna pääsemiseks tuleb tasu maksta. Et kui tahad Jurmalasse minna, kõik maksad oma seal mingi 3 eurot ära ja siis pargi palju tahad autoga. Et kust me see raha võtame, et kui me tahame uusi ägedaid asju teha? Nagu ma olen siin korduvalt öelnud, et tegelikult peaks need prioriteedid paika panema, kuhu me seda raha suuname. Kuhu täna suunatakse sulle? Ma olengi nõus, et haridus on prioriteet, eks. Aga ma võin kinnitada, et hariduskulud moodustavad iga kohaliku omavalitsuse eelarvest üle poole. Et küsimus ongi, et see ongi prioriteet. Kui see oleks nagu veel väiksem, siis ei oleks nagu võimalik enam. Jah, kui me nüüd hakkame võtma Pärnu linna planeeringuid, mida Pärnu linn plaanib ehitama hakata, siis plaanib, aga see tähendab, keegi ehitama hakkab. No juba ikka mingisugused projekteerimised asjad käivad, on ju, siis tuleks sellised planeeringud nagu väga hoolikalt läbi mõelda, et mida meil ikkagi tänasel hetkel. Sild oli vaja? Jaa, silda oli vaja, kuigi ka selle koha pealt, kas nüüd täpselt selle koha peale, see olgu nüüd siis igaühe enda selline, et oleks olnud võib-olla natukene rohkem hajutada teda, ütleme, oleks näinud teda pisut teise koha peal. Aga väga head on olemas. Aga need prioriteedid on vaja kindlasti üle vaadata, kuhu raha suunata ja kuhu mitte. Jälle uus saate teema, aga me oleme kultuuriklubis Tempel ja me ei saa üle ega ümber sellest, et Pärnu kultuurielu, kas siin saaks midagi muuta, mida muuta? Mis on plaan B kultuurielu osas Pärnus? Jah, pean tunnistama, et ütleme, olen pisut kultuurist võõrdunud ja seda ilmselgelt oma perekonna pärast, et kogu see aur läheb rohkem sinna. Küll aga ma tegin enda jaoks ühe väikese märke, mis on selle kultuuri suhtes nagu, mis oleks vaja, mida oleks vaja ja mis peakski olema. No proovime konkreetselt niimoodi punktid välja tuua. Punkt on see, et pärandkultuur kui selline, mis Eestis kipub hääbuma, seda nii riigi tasandil kui ka siis ütleme kohalikul omavalitsuse tasandil. Täpsustame, mis siin Pärnus siis hääbub? Selliseid kohti rohevõrgustikus, mis on hiiekohad, mis on allikad, sinna lähedule ei tohiks teha erinevat keemiatööstust. Need kohad peavad jääma puutumatuks, need kohad peavad jääma säilima ja see on, ütleme, eile meil alles oli maal elamise päev ja maaelu on elu alus, olgem ausad. Ma vaatasin ka, et huvitav, kui palju see Smilersi esinemine seal Tori siis Ratsa maneežis mõjutab seda maaelu, et see Tori inimene tunneb kord aastas, et Smilers tuuakse talle esinema, et siis ma tahangi elada maal või see on ka nagu küüniline. Ei, kui mina olen Torist pärit, et ära siin Tori inimesest ei, no ma saan aru, kas sa käisid, Tori inimene on väga rahul, et tal oli kiiralt ja siin täpsustab, sa oled endine Tori inimene, sa oled täiesti Pärnu poolt ära küüditatud. Ei, selles mõttes, et ma olen ju täiesti nõus, et ütleme, noor peab teadma seda, et kus jookseb kuskil mingi allikas, aga ütleme, et tänapäeva noor on ju tegelikult nii linnastunud, et ta vajab ju... Tegelikult ta üldse loodusesse viima kõigepealt. Jah. Aga kes see viib? Volikogu liige plaan B-st? Plaan B buss võib tulla Pärnusse, võtta noored peale, võtame noored peale. Kui tihti? Mis päeval buss väljuma hakkab? Teeme seda valimiskampaania korras. Võtame Pärnu noored peale ja viime Pärakülla, kus
kus saab infot väljasõidu kohta, et meie vaatajad siis teavad, et ilmselgelt sotsiaalmeedias tuleb teie leheküljelt siis? Jaa, ma arvan, et Pärnus on väga toredad leheküljed, nagu on märgatud Pärnus ja seal Selge. ikka lastakse sellistel... Nii jõuliseid žeste pole meie saates, et koha peal sünnivad algatused, väljasõidud. Ma tahtsin just öelda, et algu te tulite saatesse, et saad aru 0 lubadust. Meil on vähemalt 1 olemas. Ei no, siin on neid veel, Urma. Tegelikult on veel asju meil, et meil on ka see teema. Aga ma tahtsin seda rääkida, et meil on ka see asi on üks, et kui rahvas midagi algatab, et kogu palkkirju, siis meie ikkagi vaatame need asjad läbi ja mitte ei ole niimoodi, et me lükkame inimesed tagasi, et lähme oma selle tagatoa teemaga edasi, nagu erakond pealt surub. Ma küsin korra, et see tagatuba, et kui te seal olite, et kas seal olid ka aknad, kuidas see, nagu millise mööbel välja näeb selle, et räägite kogu aeg sellest tagatoast, mis asi, millest te räägite? Räägime siis suurerakondadel on niimoodi, et on ka mingisugune ette antud neile, et nad ei saa, neil on käed seotud, nad ei saa kõiki asju teha nii, nagu nemad tahavad. Et osad... Kes see seob käsi? Kes see seob käsi? Seob käsi erakonna investor. Koalitsioonileping ka või? Ütleme, neid selliseid suuri pahasid otsuseid, kui hakata vaatama... Kui teile Parvel Pruunsild ikkagi tuleb suure rahalaevaga, sõidab külje, siis teie lükkate eemale, mine ära. Jaa. Kusjuures selliseid pakkumisi on tulnud. On jah? Jaa. Kes siis teie? Ma jätan siinkohal need inimesed ütlemata, ei ole vaja tekitada siis me ei usu, et on. Kui nimesid ei tule, siis me ei usu. Ei, meil aeg peksab, aga ma ei jäta ikkagi jonni, et selles mõttes, et kuna kultuur on nagu minu jaoks nagu nii oluline, väga hea idee, väga hea plaan, võtame plaan B bussi ja viime inimesed loodusesse, super. Aga kas on, ütleme, mis on veel, ütleme, kultuuri koha pealt võib-olla midagi sellist, mida meil võiks olla, sellepärast, et me teame seda, et meil on kultuuri koha pealt 3 kuud. Ma isegi kasutan sõna kuradi hästi. 9 kuud on vaikus. Kas teil selle jaoks on oma plaan B? Ma tahan ise rääkida korra natuke vahel, et tegelikult on niimoodi, mina käin igal pool üritustele, kui ikka midagi toimub kuskil mingi üritus ja bänd on kohal ja rahvas, siis mina ikkagi lähen kohale, et kui võimalik on ja pähev lubab, et mul mingi töö ei sega, siis ma olen käinud. Et just mul meeldib küll vabaõhuüritused igal pool, et kui ütleme, kas tähistatakse mingit aastapäeva või mingisugust mida iganes üritus, et mulle ütleme, siin on öeldud, et see sild oli piisav asi, et mitte investeeritud inimestesse, vaid betooni. Aga kas me vajame näiteks mingit muusikamaja, kultuurimaja, midagi, kus koha peal, ütleme, noored saaksid koos käia ja midagi teha? Me lähme jälle korra see eelmise teema juurde noored, eks ju. Kas teil seal on mingi plaan, et mida nagu noortele pakkuda, et noor, ütleme, peale kooli lõpetamist, mul oli õnnelik lapsepõlve, seepärast, et mul oli see ja see, on ju. Rain äkki... Ei, kõigile küsimustele pea vastama ka muidugi. Kui ei ole mõtet. Ütleme, üsna keeruline, et selle kultuuri valdkonnaga, kuigi ma esitasin oma lähisugulasele sama küsimuse ja ta on ka tegelikult tegev Pärnu linnas osaliselt ikkagi kultuuriga, siis ka tema võttis täitsa sõnatuks ja jäi nagu väga sügavalt mõtlema, et mida ja kuidas. Ja ma ei ole seda vastust veel siiamaani saanud. Ütleme, ka see on hea vastus, päriselt. Nii. Kui tulla noorte juurde tagasi, vaata enne veel jutust vanemate ja siis sellest, et laste ja vanemate vaheline side on hakanud vähenema. Et see tegelikult mõjutab seda tulevast põlvkonda rohkem. Kui vanasti olid vanaisa vanaemade kõrval lapsed, kes nagu vanaisa vanemad olid kodus, nad nägid neid talutöid asju, nad arendasid, rääkisid minevikus, siis nüüd nagu kaob vahelt nagu põlvkond ära kuskilt. Et on see nagu interneti ajastu, laps näeb seda, mis ta internetis näeb, aga tal kaob selle eelmise põlvkonnaga side ära. Hästi, ühesõnaga, see on ka teema, mis nagu läheb nüüd sellest volikogu ja valitsemise küsimusest natuke kaugema. Aga ma lihtsalt jõudsin mõttega sinna välja. Ei, see on väga tore. Meil need saate salvestused on avalikud, siia saab tulla inimesi, kes tahavad küsida ise ka küsimusi ja Urmase kätte on jõudnud tähtis paber, milleks on siis pealtvaatajate küsimused. Ja Urmas, võta.
jaa, et siin on suisa 7 küsimust, aga kuna aeg peksab meile armutult kuklasse, siis küsimus on selline, et sa mainisid ka saate algus, et sa vaatasid mõlemad, ma ei tea, kas sina või mõlemad vaatasite volikogu istungit ja oli piinlik. Meie pealtvaataja küsimus on selline, mis on teie arvates volikogu liikme tööülesanded, et kirjeldage, et kuidas ütleme, peaks volikogus töö käima niimoodi, et seda ei ole piinlik vaadata? Kindlasti võiks seal olla avatud arutelu palju rohkem. Et tihtipeale on sellised asjad, et kui nüüd opositsiooni poolt tuleb mingisugune ettepanek midagi arutada, siis reeglina sellest sõidetakse üle ja see läheb kohe prügikasti. Seda ei toodagi üldse nagu, ei teki diskussiooni, et seda on nagu kehva vaadata. Ma korra segan sind, et ma olen viimased 8 aastat püüdnud jõudu mööda kogu aeg volikogu istungid vaadata. Samas on nagu päris jabur, kui opositsioon tegelikult päris palju raiskab aega, et enam-vähem, et võtame kesklinna uisuväljakult ja viime seal ülejääva sooja sinna, mis kool meil seal on? Mitte Vanalinna kool. Ja ja ütleme selles mõttes, et inimesed ju peavad vaeva nägema, et teha sellele vastus. Et päris palju on ju tegelikult opositsiooni poolt sellised hästi jaburaid asju ka. Jah, ma olen nõus, aga on ka hästi selliseid vajalikke asju, mis on tegelikult otse prügikasti saadetud. Mis on näiteks viimane selline, ütleme, eelnõu, mis oleks võinud läbi minna, aga sa ütled, et visati prügikasti? Rahvaalgatus. Kus Robert Kivisel esitas selle linnavolikogule ja see läks otsemat teed prügikasti. Sellepärast, et see on ju tegelikult oluline pärnakate kaasamine. Absoluutselt. Me siis praegu läksime opositsiooni ja koalitsiooni küsimusse. Kellega koos üldse olete nõus valitsema ja kellega mitte? Nagu tõmbaks need jooned ka siin maha ära, et ütleme niimoodi, et tegelikult parim variant oleks 51%. aga ütleme pigem ikkagi konservatiivsete jõududega. Millistega? ERK ja EKRE. Aga siin ma pean ütlema, et meil on stuudios käinud EKRE ja meil on stuudios käinud ka ERK, kes vähemalt Pärnus on nagu koer ja kass. Sest omavahel ikka ei tahtnud vist koostööd teha. Jaa, et nende jaoks oli see, et üks karjub teise peale ja teine ütles, et teine karjub teise peale. No jah, samas vaadata viimaseid hääletustulemusi ja siis vaatad nagu, mida nagu osad ERK-i liikmed arvavad Pärnust, siis jah, väga keeruline. Üks kiire küsimus veel, et kuidas te kavatsete hääletada? Kas südame järgi või siis ikkagi lepite oma agenda kokku koalitsioonis? Mina hääletan alati südame järgi. Südame järgi, aga samas ka ikkagi omavahel tegema ikkagi arutelu ennem, et midagi valesti ei läheks. Mis saab siis valesti minna, kui südame järgi hääletada? Ei, aga igal asjal on ju mingid punktid juures, et seal on alapunktid. Aga siis tekib juba tagatuba, ja? Siis te olete see samast ära rääkima selle... Aga koalitsiooni nõukogu ongi see koht, kus omavahel arutatakse neid asju. Ja see ongi ju tagatuba. Alati peab olema arutelu. Veel kõrgemalt, et kuskilt, et mis meil on olnud suurepärane saade. Mul on nii kahju, et meie saade on ainult tund aega pikk, aga meil on üks oluline küsimus, mida ma olen küsinud kõigi käest saate viimase küsimusena. Mis siis saab, kui teie ei osutu valituks, mida Pärnakas kaotab? Ilmselgelt Pisara kiskumisküsimus on see. Ilmselgelt kaotab suure hulga demokraatiat. Et see on selge kui päev, et viimaste päevade linnavolikogu istungil võeti ka siis rahvusvahelise demokraatia uuringuid olete ikka lugenud, Eesti nagu seal tabelis ikka on üsna kõrgel kohal. Uuringud, kes see uuringu tellis? Jah, see, kes tellib, see saab vastavat tulemused.
aga kui üks volikogu liige võib olla 3 koha peal korraga, nii osavallakogus kui Riigikogus, siis see ei ole enam demokraatlik. Ma ütlen ühe väikse repliigi, seepärast ma tahaks anda veel enne saate lõppu Siimule sõna. Mulle meeldis Korobeiniku esinemine, kus ta rääkis kurjadest inimestest ja samal ajal inimene istub ise 2 koha peal. Nii, Siim, ole hea. Jaa, minu peegeldus valijana, minu jaoks oli väga sümpaatne teie juures see, et te olete hingega asja juures ja see asi, mida teie teha tahate, see on see, mida te tõesti tunnete ja eriti mulle meeldis see viimane lõpuidee volikogust ja just sellest, et arutelu ja debatti on meil rohkem vaja ja lõpuks on kõik Pärnu inimesed, olgu nad opositsioonis või koalitsioonis, olgu nad võimul või mitte, et mida rohkem meil debatti avatust ja ka teise poole ideede kuulamist on, seda parem. Kas ma teie poolt hääletan? Veel ei tea, ma tahaks teised ka ära kuulata, aga mida ma kindlasti tahaks, oleks see, et te vähemalt selle Delfi valijamootori näiteks täidaksite kõik ära, et siis on teada, mida te lubate, et natuke niimoodi põrsast kotis osta tunne on praegu, et need lubadusi täna tuli rohkem välja, nüüd on juba selgem. No mõned punktid saab kirja. Mõned punktid saab kirja, aga natukene on vähe, et kui ma teid ei tunne ka, siis ma tahaks ikkagi nagu täpsemalt teada, kuidas asjad hakkavad juhtuma, mille arvelt nad hakkavad juhtuma ja mis need konkreetsed lubadused on. Et ma sellega olen nõus, et mingit 100-leheküljelist dokumenti pole vaja, aga näiteks teie enda plaan B Tartu variant 10 punkti, vot seda ma loeks Pärnu kohta ka. Saan seda lubada, et see tuleb. Super. Mina igastahes tänan. Suurepärane saade. Ja, aitäh, et tulite, aitäh ja palju edu teile selles raskes võistluses. Aitäh, head valijad.